Tere, hea rahvas! Täna me tähistame Eesti Vabariigi lipu 137. aastapäeva. Eesti lipupäev on Eesti Vabariigi riiklik tähtpäev, 4. juuni. See päev märgib Eesti lipu emalipu õnnistamist Otepääl Eesti üliõpilasseltsi lipuna 23. mail 1884 ehk siis uue kalendri järgi 4. juuni. 4. juunil 1884. aastal õnnistas ja pühitses lipu Otepää kirikla saalis õpetaja Rudolf Kallas. Hendrik Rosenthal, kes oli Eesti rahvusliku liikumise tegelane, elukutselist arst, ütles tseremoonial: olgu Eestimaa täis kurateid, meie lippu nad ei võida. Eesti lipupäeva seadis Riigikogu sisse 14. aprillil 2004. aastal. Siis toimus ka juunikuus 4. juunil Otepääl suur üritus selle raames, millel au oli mul endal ka kohal olla. Eesti lipp on sinimustvalge ja seda kasutatakse rahvus- ja riigilipuna. Eesti lipu kasutamise õigus on igalühel. Sinimustvalge lipu all on toimunud eestlaste rahvuslik ärkamine ja kultuuriline kasvamine. Sinimustvalge on muutnud eestluse sümboliks, rahvuslipuks. Sinimustvalge lipu all on võidetud kätte riiklik iseseisvus. Eesti Vabariigi loomisel kinnitati sinimustvalge riivilipuks. Eesti lipp on Eesti riigilipp ja eestlaste rahvuslipp. Eesti lipu kohta kasutatakse sõna ka sinimustvalge. Maailma riikidest on vähem kui kümnendikul on lipp üle 100 aasta vana. Veel haruldasem on see, et esimene lipp on alles, aga meil see on. 29. septembril 1881 määrati üliõpilaskorruptsiooni iroonia asutamiskoosolekul Aleksander Mõttuse idee põhjal Tartus kindlaks korporatsiooni värvid. Sinine, Eestimaa taeva, järvede ja merede peegeldus, tõe ning rahvuslike aadete ustavuse sümbol. Must, kodumaa mulla ja rahvuskuue värv, valge, rahva, püüd õnne ja valguse poole. Ja lõpetuseks ma loeks ette Eesti lipulaulu algse versiooni esimese salmi. Ehitagem Eesti kojad 3 koduvärviga, võtku nendel Eesti pojad ennast ükskord ühenda, võtku kuldse armuköie, venna arm neil veerita, vastaku neil vägev hüüe, Eesti, Eesti, elasa! Armas Eesti rahvas, õnne ja rõõmu kõigile meelde tuletamaks ja tähistamaks siis seda Eesti lipupäeva. Ja palju, kui räägime lipu ajaloost ja ka igasugustest statistilistest andmetest, siis võib-olla mõnevõrra mõtleme vähem sellele, mis on lipupühadus ja mis on pühadus üldse. Alustame kas või sellest, et see paik, kus me praegu seisame ja viibime siin, on ka püha. Püha mitmes mõttes. Ühes mõttes, et terve Eesti maa on ju pühitsetud Neitsi Maarjale paavst Innocentus III poolt aastal 1216 ehk siis 24 aastat enne seda, mida loetakse Lüganuse kiriku ehitamise aastaks. Päris lähestikku on need asjad ja kui me vaatame lipu peale ja vaatame nende värvide peale, siis me saame ka sealt välja lugeda, et see must, mis seal on, mida me kõik teame mullapinnana, on ju tegelikult meile, eestlastele ja kogu maailmale pühitsetud Maarja, Neitsi Maarja maa. Must ja sinine on ju ka Neitsi Maarja värv. Samuti ka taevas, kus ta on ja kuhu ka meie loodame kunagi pääseda. Valgega on ju samuti väga seotud nii lipp kui ka hümn, sest valge kohta öeldakse, kui me siit maailmast lahkume ja jõuame oma looja juurde, siis antakse meile valged riided selga. Valge on puhtuse ja süütuse värv. Jumala juures tähendab valge ka halastust ja Jumala armastust. Aga pühadustest rääkides veel kord,
on selge, et nii nagu see ausammaski siin taga on ju kõigest ausammas, aga mis selle ausamba sisu on? Sisu on ju vägagi verine, aga see veri, mis on valatud meie vabaduse eest, teebki pühaks selle mälestuse ja selle läbi ka selle ausamba. Inimese pühadusest rääkides, siis võidakse küll inimeste poolt ju pühitseda kedagi pühakuks või kellekski taoliseks, aga pühaduse annab inimesele ikka Jumal. Ja mida see peaks tähendama? Mitte seda, et meil on kuldne nimbus pea kohal, käime vaga näoga ringi, õnnistame kõiki, vaid selle taga on midagi muud. Selle taga on see, et Jumal pühitseb seda inimest, kes täidab tema käske. Ja mis on see käsk? Käsk on see, hoidkem üksteist, armastagem üksteist, ärge tehke kurja ja austagem taevaisa, selle maailma loojat ja ülimat autorit. Aga ma lõpetaksingi palvega, mis on sisse kirjutatud meie hümni. Su üle Jumal valvaku, mu armas Eestimaa. Ta olgu sinu kaitseja ja võtku rohkest õnnista, mis iial ette võtad sa, mu armas isamaa. Õnnistatud päeva kõigile. Tere varahommikut ja ilusat Eesti lipupäeva. 4. juuni 2021 Ida-Virumaa. Eesti lipupäeval kaunistame Eesti kojad 3 koduvärviga igas Ida-Virumaa paigas. Olgu see linn või küla, olgu see kodu või ettevõte. Täna heiskame pidulikult riigilipud igas omavalitsuses, et tuua esile maakonna ühtekuuluvustunnet, tähtsustada olulisi väärtusi. Tõstame ka edaspidi esile sinimustvalge lipu ilu ja heiskame riigilippu aastaringselt kõikidel lipupäevadel, väärtustamaks nende päevade tähendust. Peame meeles ja järgime 140 aastat tagasi Eesti üliõpilasseltsi eelkäija Vironia osakonna loomisel tekkinud värvi kombinatsiooni sinimustvalge tähendus. Sinine, usk ja lootus Eesti rahva tulevikku, must, kodumaa mullapinda, Eesti rahva rasket ja sünget minevikku, valge, Eesti rahva püüdeid hariduse ja vaimuvalguse poole, lootust ilusamasse tulevikku. 1884. aastal Otepää kirikus pühitsetud trikoloor on kindlalt ja kustumatult Eesti rahva hinges ja südames olnud läbi kõikide keeruliste ajajärkude. Hoidkem sinimustvalge lipu au kõrgel ka tänapäeval. Ida-Virumaa omavalitsuste liit. Paluks vanavanemal vastu võtta.
Артур, идите сюда, ну. Ja start! Ettevaatlikult, Karin. Inimesed on juba finišis peaaegu. Väga mõnus. Meil on täna väga ilmaga vedanud, nii et super, tubli. Nii, kes on? Viktoria Šepuraškina. Nii et olete valmis? Alustame siis meie supermatkaga. Mõnusat matkamist ja ootan teid siia tagasi. Tagasi.